Amen, olge head, võtke istet. See sõna halleluuja on midagi sellist, mida ju tänapäeval ju kasutavad üldse ka mitte kirikuinimesed. Mõned teevad seda natukese nagu pilkamiseks, no halleluuja küll, eks ju. Aga seda popstaarid kasutavad lauludes ja sellest on saanud nagu fraas midagi, et fun, tore, vahva, aga võib-olla selle juurde on nagu oluline tagasi tulla lihtsalt korraks, et tegelikult sõna halleluuja saab ju päriselt öelda ainult sellele, kes ütleb kiidetud olgu Jahve. Ehk et see halleluuja koosneb heebrea keeles kahest sõnast, mis on kokku pandud. See halleluuja lõpuks ongi nagu see ja seal lõpus on see Jahve lühend. Ehk et ma kiidan Jahvet ja seda, sõbrad, saab teha ainult siis, kui sa tunned teda ja kui sa oled teda kogenud. Ja võib-olla see sama harjutus veel korra, mida Mati meie ette tõi. Mõtle korraks tagasi möödunud nädalale. Ei pea olema kõige kergem nädal ega kõige lihtsam nädal su elus. Võib-olla vastupidi, sul oli väga selline lihtne ja võidukas, läksid nagu nugal läbi või. Aga leia see 1-2 asja, millele sina vaadates tagasi ütled, et kiidetud olgu issand, ehk et halleluuja. Mõtle korra selle peale. Kogudusena kindlasti tahame öelda halleluuja selle peale ja kõigi teie peale, kes te olite eile siin ja nautisite kiriku koristamist ja talgupäeva, nii et väga-väga tänud. See on üks asi, mis tegelikult, kui me vaatame ümberringi inimesi, kui nad annavad tagasisidet meie koguduse kohta, mis kõnetab neid ja mis annab neile nagu selle tunde, et kui nad on ka päris usklikud. Enamus väljapoolt ei tea ju, nad on päris usklikud, sest nad teavad peast Jaakobi 12 poja nime. Nad on päris usklikud, sest nad oskavad peast lugeda aposteliku usutunnistust või midagi sellist. Väga kihvt. Osad panid silmad maha, panegi praegu. Mis see on üldse? Vaata järgi, leiad internetist, õpid pähe. Aga tegelikult ümberringi inimesed väga sageli mulle ütlevad, et kui te olete ikka päris usklikud, nii paljud inimesed muudkui sebivad ümber selle kiriku ja kirikus ja panustavad kaasa, et see ei ole lihtsalt 1, 2, 3 palgalise äri, vaid see ongi see, et me üheskoos usume, et me oleme rohkem kui hoone tehtud tegelikult Jumala templiks ja elavates kivides kokku asetatud. Nii et loomulikult see eilne päev siin, kes te panustasite, oli oluline selleks, et asi saaks paremaks, ilusamaks, toredamaks. Aga see on nii põnev, kuidas läbi selliste asjade Jumal saab tegelikult enda head olemisviisi teistele inimestele edasi tuua. Nii et teile mõeldes halleluuja. Aga lähme siis tänase teksti juurde ja selle sõna juurde. Kes te olete mägedes käinud? Mida te olete sealt kaasa toonud? Kivi? Mida veel? Emotsioone? Mida veel? Pilte loomulikult, keegi mõne villi on toonud kaasa. Või tähendab selles mõttes mitte nagu villivõrgu, aga need saatarakud, mis tulevad, eks ju, kingade suhtes, et keegi mõne villi on toonud kaasa ikka. Ja tegelikult, kes on vähegi käinud mägedes ja ma vabandan nüüd väga meie Eesti rahva ees, ma ei mõtle selle juures mitte munamäge, aga ütleme siis paar astet veel sealt edasi, et sealt on alati meie sellise lamemaalaste jaoks palju kaasa tuua. Seal on täpselt nii, nagu te ütlesite, kive, mina ka seekord, kui käisin suvel, kõige kõrgemast tipust tõin kaasa sellise suure kivi. Sealt on võimalus kaasa tuua mineraale, taimesid, mida siin ei ole, kõik nii edasi. Aga mulle tundub, et põhiline, mida me ju kaasa toome, läbi nende piltide ongi seesama see mingi see tunne, eelkõige see vaade. Eesti on tohutult ilus. Eesti on väga kaunis maa. Aga see, kui sa lähed kuskile tippu ja vaatad, vau, vot see on midagi. Ja kui me räägime mäejutlusest, siis võiks öelda, et selles mäejutluses on mitmes peatükis, mida Matteus toob esile ja Luukas toob esile. Seal on tohutult palju unikaalseid mineraale, kive, taimi, kõiki sellised detaile, mida on tarvis märgata, mida on tarvis puudutada, mida võimalusel too kaasa sealt. Igal juhul pead rakendama selle oma ellu. Aga kui me vaatame tegelikult seda mäejutluse põhikontseptsiooni, siis ta on eelkõige, nii nagu esimeses Mooseses 13. peatükis kutsub Jumal Abraham üles pärast seda, kui nad on Lotiga maa ära jaganud ja ütleb, vaata kõik see, mida sa näed. Kõik see, mida sa näed. Ja ära nüüd ole silmad kinni, nagu unistaja silmad kinni, vaid tee nii lahti, kui vähegi saab. Kõik see, mida sa näed, kuulub sulle.
Ja mäejutlus on just selline nagu Jumala kuningriigi pärandi jagamise vaade ja sellepärast ma tahan julgustada, et täna siin teenistusel, aga eelkõige siis, kui sa loed ise seda teksti, eelkõige kui sa ise palvetad ja otsid mitte lihtsalt jutluse jaoks, mitte lihtsalt kellegiga argumenteerimise jaoks, mitte apologeetiliste nippide jaoks, vaid iseenda jaoks, siis palu, et sa võiksid olla seal sellel mäel, et Jumal avaks su silmad, sa näeksid tegelikult, kui avar on Jumala kuningriik ja kui palju sinna sisse on asetatud ja peidetud. Ja see on tegelikult see, mida mäejutlus tahab meile öelda, see kõik kuulub meile. Aga nendest väikestest kividest, nendest väikestest mineraalidest ja detailidest, millest ma ka läbi järgnevate pühapäevade lähme, tegelikult püha vaim õpetab, kuidas see maa kätte saada, kuidas see saaks tegelikult meie jaoks nii, et me ei peaks üks hetk tagasi vaadates kuidagi kurvalt ütlema, et mul oli selline pärand antud. Ajaloos on ikka olnud neid inimesi ja neid aegu, kus väga-väga vaeses olus elav inimene, kui ta on lahkunud, siis korraga avastati, et ühe mehe püksirihma vahele olid õmmeldud $10 000. Teiste madratsite vahele olid ära peidetud miljonitesse dollaritesse ulatuvad antiikesemed ja nii edasi, nii edasi. Need olid neil olemas, aga neist ei olnud neile kasu. Ja nende kahe loo juures konkreetselt ei olnud ka sellel lahkunul kedagi, kellele seda edasi pärandada. Selles lihtsalt sai üleriiklik hüve. Riik sai selle endale ja lõpuks maksumaksja tarbis selle nii või teistmoodi ära. Aga selle mäejutluse pärand saab meile tegelikuks ja reaalseks siis, kui me kõigepealt vaatame ja näeme ja võtame kaasa selle oma ellu nende mälestuste ja piltide läbi ja siis hakkame kivilt neid asju oma ellu rakendama ja kokku tooma. Millal viimati sinult keegi küsis, kelleks sa saada tahad? 12. klassis oli see jupe tüütu küsimus, võib-olla 9. ka. Igale poole, kus sa läksid, kuule, kelleks sa saada tahad, kuhu sa õppima lähed ja vaatad täna ka, et need noored, kellel, kui sul täpselt seda plaani ei ole, siis mõtled, ärge pärige jälle, ma ei tea. See oli kunagi, kui mina noor olin, see oli selline punkajastu, üks põhislõugan, osad eriti suurte harjadega ja karvased punkarid käisid selja peal, oli selline silt, ära mulle järgne, ma ei tea ise ka, kuhu ma lähen. Eks ju nii. Aga teate, me aeg-ajalt oma eluga edasi minnes mõtleme, et need küsimused, las need jäävadki lihtsalt sinna 9. ja 12. klassi lõppu. Aga tegelikult ma arvan, see on küsimus, mida me peaksime ikka ja jälle endalt küsima. Kelleks ma saada tahan selles eluetapis, kus ma praegult olen? Nende rõõmude ja nende väljakutsete keskel, kes ma tahan olla? Ja ma tean, et ma arvan eranditult iga inimese elus, ka minu elus, kelle kohta öeldi siin, et energiat on üle liiagi palju. Ka minu elus on neid hetki, kus tundub, et ainus, mis ma tahan, on kuidagi hakkama saada, mitte kellekski saada. Saaks kuidagi selle nädalaga hakkama või saaks nende väljakutsetega hakkama. See, kelleks ma saan või mis must pärast saab, ei ole peaaegu üldse oluline. Aga teate, mingitel hetkedel on see normaalne, kui meie elus on sellised nagu momendid ja tulebki ennast samm-sammult läbi närida. Aga teate, oma pikka perspektiivi selles mõtteviisis elada on tegelikult hästi ohtlik. Miks? Sest me oleme loodud selliselt, et meil on aega, energiat, kirge ja ka rahalisi ressursse peamiselt nende asjade jaoks, mis on meie eesmärk. Ja kui meil ei ole eesmärki, siis see, mis meil on antud, see tegelikult nagu pudeneb laiali või teistpidi. Me ikkagi paneme millessegi. Aga me ei tea, mis asi see on. Ja võib-olla täna sina oled siin ja sul on hoopis mõttekas küsida ja vaadata üle, kuhu ma panen viimasel ajal oma energia, oma selle parema, mis mul on. Kui sa ütled, mul ei ole peaaegu üldse, siis natuke see kindlasti ikka on, muidu sa ei oleks siia saanud tulla või oma videot kodus lahti klikata. Kus see, mida sul on antud, see parim, kuhu sa seda täna paned? Ja võib-olla selle järgi saab natukese nagu vaadata, mis siis on täna see nii-öelda minu eesmärk või mis on see täna nii-öelda minu kutsumus, milles ma alateadlikult olen. Ja meil on siis hästi suur kiusatus öelda, et mul ei ole mingit eesmärki, sest ma ei tea, ma ei ole nagu Gunnar, kes mööda Eestit ringi sõidab või mul tõenäoliselt ei ole mingit visiooni, sest ma ei ole nagu Alar Karis, kes möödunud nädala kutsus kokku terve suure hulga tähtsaid riigijuhte või ma ei ole nagu see, teine või kolmas. Ei, siin ei ole see koht, kus me võrdleme. Vaid ma olen mõnel korral toonud seda näidet.
mind ennast see kuidagi nagu väga kõnetas. Paljud te teate, John Maxwelli üks selline usumaastiku ja ka ärimaastiku suurimaid juhtimiskurusid. Tema rääkis nii toreda loo oma isast, et isa on olnud samamoodi väga mõjukas, väga suur selline juht ja paljude inimeste ellu kõneleja olnud. Aga siis, kui tulid kätte need päevad, millest koguja ütleb, et need ei meeldi meile, jõuab kätte see aeg, kus minu energia on limiteeritud ja minu võimekus on limiteeritud, siis tuli hetk, kus nad viisid Johni isa siis, meie ütleme hooldekodusse, aga see ei olnud põhimõtteliselt nagu hooldekodu, see oli nagu selline väärikas vanuses inimeste linnak. Ja siis mida ütles see juba väärikas vanuses vana juht, kes oli harjunud olema pigem nii-öelda selline eesmineja. Ta ütles, et John, ole hea, vii mind ruttu sinna ära. Ja siis, miks ma, see avatakse alles mõne aja pärast ja miks sa sinna, et ühel hetkel läheme, ma viin. Ei. Tead, ma tahan olla esimene, kes seal kohal on, sest ma tean, kui raske on minu vanustes inimestel sinna tulla. Ma tahan olla esimene, kes seal kohal on, et siis need ülejäänud, kes tulevad, ma tervitan neid ja annan neile selle tunde, et neid on oodatud, et nad on very welcome. See energia, see ressurss, mis sul on, kui sa mõtestad selle enda jaoks, on hämmastav, mida see võib teha, kui palju see võib muuta. Miks ma küsin ja miks ma toon selle küsimuse meie ette? Sellepärast, et kui me täna hakkame vaatama õndsaks olemist, siis ma tahan küsida su käest päris ausalt, kas sa üldse tahad õnnis olla? Sa üldse tahad õnnis olla? Kui keegi ütleks minu Joelile, Joel, tead, kui sa käid 3 kuud tööl suvel, seadused on keerulised, käid tööl, saad raha, paned iga teenitud sendi kõrvale ja suve lõpuks ma garanteerin sulle, et sa võid osta vähemalt sama suure kotitäie, sama head lõnga nagu Katteri ostis eile. Ja what? Nalja teed või? Mis asja? Unustage ma lõngad ära, kui ainult sellepärast peab tööl käima, siis ma lihtsalt viskan villast. Olen siin paras lõng ise. Aga teate, kui me päris ausad oleme, siis on terve hulk inimesi, kes loeb Jeesuse mäe jutlust ja ütleb, et nalja teete, olla vaimust vaene, olla tasane, tegeled oma patuga, olla keerulistel aegadel rahulepitaja, tooja sinna, kus keegi teine ei taha minna ja kogu tuleb on see, et olen õnnis. Tänud, selle jätame palgalistele. Sellepärast ma täna peagi tahan jõuda sinna natukese ja kutsuda sind kaasa mõtlema, kas sa tegelikult tead, mida Jeesus siin räägib? Mida Jeesus mõtleb selle all, et õndsad on need. Ja teine, mis on võib-olla isegi täna veel olulisem, kas sa tahad õnnis olla? Sest et kui sa lihtsalt ütled, ja tahan olla küll, aga tulevad need hetked, kus selle õnnis olemise eest tuleb päris rammusalt maksta, siis Malaaki kiri, Vana Testamendi viimane kiri, 3. peatükk 14-15 salm ütleb nii. Ilma aegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede issanda palge ees? Nüüd me, kuulake, aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad, need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad. Või te teate, psalm 73:13 ütleb, et päris asjata ma olen hoidnud oma südame puhta ja olen süütuses pestnud oma käsi. Olen igal hommikul löödud kogu päeva ja mind on luheldud igal hommikul. Sellepärast on hästi oluline, et kelleks ma tahan saada. Kas ma tahan saada ja tahan olla ja jääda õndsaks? Mis see siis on? Mis loom see õnnis on? Ja teate, võib-olla eestikeelne sõna nagu see ülbe, see on heebrea keeles ka tegelikult tähendab ülbet, aga meil on natuke see selline, kes on minu põlvkonnas, siis mul vähemalt kui on sõna ülbe, teate, esimene asi tulevad meelde need rullnokad, eks ju, kellel oli teibiga nina kukla taha kinni peetud ja mõtled, ei no, kes see selline tahab olla. Aga tegelikult see heebrea keelne sõna, see on nagu huvitav, ta nii-öelda see heebrea keelne sõna rõhutab väga tugevust maskuliinsust. See tavaliselt pannakse nendesse kohtadesse, kirjeldatakse inimesi, kellel ei ole abi üldse vaja. Ta on mees iseenesest. Ta tuleb kohale, ta ütleb, mida? Ma ei kaarda unti-tonti mitte kedagi. Ma olen nagu pioneer. Mina lähen ja teen ja olen. Ja teate, kui me päris ausad oleme, kas teile teki tunne, et me oma südame põhjas kiidame sageli õndsaks selliseid inimesi? Me vaatame ka enda õdede-vendade peale ja eriti need inimesed, kelle peale vaadates meile tundub, et no me saame aru, et ta vajab Jumalat. Tegelikult ta pole Jumalat vaja, ta on ise nii andekas. Ta saab kõigega tõenäoliselt hakkama, tal ei ole ühtegi väljakutset, tal ei ole ühtegi kiusatust, tal ei ole mitte mingit raskust ega koormat. Teate, mis siis juhtub, kui me selle mõtteviisi oma elus lubame sügavale, siis märkamatult me hakkame oma sees õndsaks kiitma seda ülbust, seda maskuliinsust.
Seda olemisviisi, no kui Jumalat üldse on vaja siis, kui me astume üle igaviku piiri, no ja, no vot seal me ei ole kunagi käinud, ma ei tea, mis passwordi tuleb panna, et sealt sisse saada. Aga kuni see, no ühesõnaga, Jumal, lähme edasi koos, aga ma saan ise hakkama. Teate, see on huvitav, mida Aasaf siis, kes 73. laulu kirjutab. Ärge muretsege, me jõuame Matteuse evangeeliumisse ka, kindlasti ühel päeval. Aasaf ütleb, et kui ta siis vaatab seda mõttelaadi enda sees, mis on nagu kadedus, et ma vaatan teisi ja neile läheb hästi, mina olen hoidnud oma südame puhta, mina olen pingutanud, mina olen ponnistanud, ma olen kõike teinud, et Jumal, kus siis see tasu on? Siis tead, see on huvitav 21. salmis. Küsides neid küsimusi, ta ei saagi esimest vastust Jumala kohta, vaid saab esimese vastuse iseenda kohta. Ja ta ütleb seal, mu süda oli täis kibedust ja mu neerudes olid pisted. Me jõuame sinna, mida tähendab õnnisolek. Aga siin ma kõigepealt mainin korra ära selle, mis on nii-öelda anti-õnnisoleku põhiline toide. On see, kui moel või teisel on tulnud kibedus minu südamesse ja Vana Testamendi ajal süda ja neerud. Süda oli nii-öelda see hing, see mõtteviis, see midagi, mida ma kontrollin, mille järgi ma vaatan. Ja kui sinna sisse tuleb kibedus, siis teate sõbrad, me võime jääda vaatama Jeesuse mäejutluse detaile. Me võime võtta sealt Elbruselt kaasa kõik kivid, kõik mineraalid, aga alla tulles me ei räägi naabritele, sa ei kujuta ette, milline vaade, vaid me ütleme, ma ei tea, kas need villid kõike seda väärt olid. Sa ei kujuta ette, ma pidin peaaegu ära surema. See oli kohutav, see oli raske. Kas te olete selliseid usklikke näinud? Ma vahest isegi peeglist. Tuled Jumala trooni eest ja räägid seda, et jeerum, kas see kõik on olnud seda väärt? Sellepärast, esiteks me peame vaatama üle oma mõtteviisi, kas seal on kibedust ja teine, neerud Vanas Testamendis tolle ajastu kultuuriruumis tähendas sellist alateadvust. Võiks öelda see, et kust see välja tuli? Ühe sõbraga üks päev rääkides, mul oli see nädal võimalus käia Päästeameti juhtidele kõnelema sellisel toredal teemal nagu kuidas olla parem inimene. Ja saan järgmine päev oma sõbraga kokku, siis ta ütleb, no tead, mul oleks ühes teemas vaja ka seda teada. Võt see liiklusraevus, et see on nagu ainus asi. Muidu ma arvan, mul on päris hea, aga need tänav olevad tropid ajavad nii närvi, et ma ei saa ise ka aru, kus tuleb see, et tahaks minna korra majja lüüa. Ma palju psühholoogiast ei tea, aga pole kuulnud, et vaata, see on ainult ventiil, mis auru välja laseb. Me peame pigem tegelema juurpõhjustega, mis on see, kus tegelikult nagu see valu hakkab, mis liiklusraevus välja tuleb. Ja see on just midagi taolist, mida Aasaf siin ütleb. Et kui mingitel hetkedel mu elus toimub selline plahvatus, millest ma aru ei saa, unenägudes, mingite kordustega, ma ärkan üles ja mõtlen, kus see tuli. Ja tead, kui see 1 või 2 korda tuleb, see võib olla vabalt nii, et sõingi eile õhtul liiga palju pitsat, mida mina tegin, lihtsalt nii hea oli. Pere viis mind ühele toredale sündmusele ja seal tuli nii palju pitsat süüa. Või oli mingisugune film, mida ma vaatasin või midagi muud. Aga teate, kui need asjad hakkavad korduma, siis me peame küsima, mis tekitavad selle piste minu sees. Sest teate, muidu see on nii kerge tulema, et ma küll tahtes saada kõike seda, mida Jumal annab, ei ole nõus tegelikult vaatama läbi seda hinnapaketti. Ja parimal juhul ma saan pastoriks, saan poplasteka tegijaks, saan noortejuhiks, saan kellegiks ametilt, aga ma ei saa õndsaks. Ja see on strateegiliselt oluline, sest teate, ainult õndsad on need, kes pärivad Jumala riigi. Aga nüüd tulles selle mäejutluse juurde, tahan mõne tausta info veel anda meile, et kui me loeme seda, siis on hästi oluline, et me nagu saaksime enda jaoks aru, et Jeesus kõneleb oma ajastu inimestele selles keeles, mida nemad mõistavad. Et mind alati see väga köidab. Ja võib-olla aeg-ajalt ma kasutan seda ka enesevabanduseks, kui inimesed ütlevad, miks sa selliseid sõnu, Gunnar, kasutad või miks sa selliseid näiteid tood, siis ma proovin olla siis nagu Jeesus, et tänapäeva inimesed aru saaksid. Aga esiteks see oli nagu huvitav. Jeesuse jaoks oli täiesti strateegiliselt oluline, kuna seal ta nii-öelda rajab uue kuningriigi põhiseadust, siis teadlikult tundub, et Matteus kirjeldab seda kui mäejutlust, sest juudi kultuuriruumis need viisid, kuidas Jeesus kõneles, need olid, võiks öelda natukese paralleelselt, nii nagu õpetussõnad on kirjutatud, nii nagu tolle ajastu targad inimesed õpetasid. Ja koht, kus ta kõneles selle mäe peal, oli nagu Mooses, kes sai käsulauad mäelt. Ja me näeme seda, kuidas Jeesus ühest küljest kõneleb täiesti teadlikult juudi kultuuri ja nendele inimestele, keda Jumal on
on kutsunud tõotatud rahvaks. Ja teisalt seda on huvitav vaadata, kuidas ta kasutab kõnepruuki, mis on omane just selle Kreeka-Rooma kultuuri jaoks. Kogu Jeesuseks nagu tekste vaadates, kui me ei tea, et see oligi normaalne tollel ajal rääkida, me võiks öelda, et mis sul viga on Jeesus. Enamus tekstid ajab nagu täiesti pöördesse. Ta ajab nagu, ta alati rohkendab. Teate tähendamissõna võlglasest? Üks mees oli jäänud 10 000 talenti võlgu. See oli kosmiline summa. Esiteks, seda ei ole võimalik normaalses elus üldse võlgu jääda. Teiseks, see mees ütleb, kannata minuga pisut. Ma teen tööd ja maksan sulle kõik. Tähendab, Jeesus viskas selle nii üle võlli, kui vähegi sai. Kui me vaatame näiteks tähendamissõna külvajast, et vilja kantakse 30, 60, 100 kordselt, tollele kõik teadsid. 100 kordset vilja seal ei saanud kanda, see ei saanud olla. Kui me loeme mäejutluse teksti, siis Jeesus teadlikult räägib, kui käsi pahandab, raju ära. Kui silm pahandab, rebi välja. Tänapäeval see on nii ebapoliitkorrektne, kui vähegi olla saab. Aga teate, see oli tolle ajastu nii-öelda normaalne kõnepruuk, kui sa tahtsid, et inimesed mingi teema juures saaksid aru. See ei ole lihtsalt sihuke, mõtleme ka. Vaadake midagi sellist, mida Paulus tundis, ta oli muidu päris radikaalne jutlustaja, aga me näeme apostlite tegudes, vist on 16 peatükk, kui ta on Ateenas ja räägib seal nagu päris mõistlikku juttu, siis need kohalikud filosoofid ütlevad pärast, seda meest võiks veel kuulata natuke. Ja see tekst, mida seal kreeka keeles loed, seda saab tõlkida nagu selliselt, et päris hästi siutsus. Nad ei teadnud Twitterist midagi. Aga see oli täpselt päris hästi, hea tweet oli. Seda venda võiks veel kuulata. Aga see ei murdnud nende südamesse. Ja sellepärast Jeesus mäejutlust jälle samamoodi teadlikult nagu viib väga äärmusesse. Nüüd, miks seda on oluline teada? Esiteks ja eelkõige selleks, et mõista. Jeesus tahab, et me saaksime sellest tekstist aru. Ta tahab, et see tekst ei jääks ainult kusagile meie kultuuriruumi, vaid see pääseks meie südameruumi. Aga me peame mõistma seda tausta selleks, et me ei hakkaks selle tekstiga ei enda elukirvega raiuma ega teiste elukirvega raiuma. Sest me näeme, kiriku elus on seda samamoodi tehtud. Isegi täiesti füüsiliselt on seda tehtud. Aga mis on juhtunud? Ega see ei ole südame probleeme ära lahendanud. Sellepärast on nagu oluline mõelda ja aru saada, et Jeesus asetas selle teatud konteksti. Esmapilgul võib ju tunduda ka ja vaadates veel Vana Testamendi tõotusi. Ja see on läbi Jeesuse ajal olnud inimeste mõnedel juhtudel nagu selline kiusatus. Näe, Jeesus tuli ja ta tühistas kogu Vana Testamendi. Ta ütles, et kõik see, mis varem oli, see on jama, ma tulen räägin uut juttu. Sest kui me vaatame, mis on siis Vana Testamendi tõotus? Rõõm issandas on sinu tugevus. Mida ütleb Jeesus? Tahad üldse õndsaks saada? Ole kurb. Mida räägib Vana Testament? Ma ei ole pannud sind sabaks, vaid milleks? Peaks. Aga siin Jeesus ütleb, aga kurvad ja tasased, nemad on tegijad, nemad on õndsad. Ja me võime niimoodi edasi vaadata, see võib samamoodi alguses nagu tunduda, et Jeesus, kas sa oled tulnud ja kuidagi ära tühistanud Vana Testamendi? Ei, ka see vaimulikus kontekstis on see sama taust ja see sama foon, kuna juudi kultuur oli jõudnud sellesse kohta välja, et nad tahtsid saada õnnistusi, aga nad ei olnud enam väga huvitatud õnnistegijast. Nad tahtsid saada õndsaks, aga me peagi vaatame, nad ei tahtnud saada õndsuse edasi kandjaks. Ja sellepärast Jeesus ütleb, et teate, ka Vana Testamendi inimesed, tegelikult isegi toona, Psalm 84 näiteks, ütleb, et kust tuleb allikate maa? Kust tuleb see, et su elus on rõõmu rohkesti? Kust tuleb see, et sina ei pea laenama, aga sina laenad välja? Kust tuleb see, et sina käid ja ei tüdi, jooksed ja ei väsi? Kust tuleb see allikate maa potentsiaal? Mulle väga meeldib, kuidas Psalm 84:7 ütleb, aga nutuorust läbi käies. Mäletate seda? Kõigepealt Jeesus räägib ja ütleb, tulge vaadake, kõik see maa kuulub teile. Aga siis ta hakkab andma neid tükke, mis aitavad selle maa vallutada, mis aitavad selle tegelikuks teha.
Aga tulles nüüd siis konkreetselt selle teksti juurde ja aitäh Mati, olime ennem kõrvuti seal, aitäh Mati, et sa seda nii toredalt juba lugesid. Aga ma tahan ühe korra seda veel lugeda. Ja ma olen sellel aastal mitmeid piiblitekste, kuna on raamatu aasta, siis proovinud lugeda sellest 1739. aasta tõlkes. Ja kui te ei tea, et seda on võimalik teha, lähete piibel.net. Minu arust äppis seda ei saa, aga netis saab, näiteks Uue Testamendi tekstid on võimalik lugeda selles vanas. Päris esimeses eestikeelses piiblis ja seda on nagu tore. Nii et ma ei loe neid rõhuasetusi täpselt nii, sest muidu nii rõhutan valesti, aga ma lihtsalt loen seesama tekst, mida me kuulsime natukese teises värvingus. Õndsad siis Mattiuse 5 ja 3. Õndsad on need, kes vaimus vaesed on, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on need, kes kurvad on, sest nemad peavad saama rõõmustud. Õndsad on need tasased, sest nemad peavad maad pärima. Õndsad on need, kellel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad peavad täis saama. Õndsad on need armulised, sest nemad peavad armu saama. Õndsad on need, kes puhtad südames on, sest nemad peavad Jumalat nägema. Õndsad on rahunõudjad, sest neid peab Jumala lapsiks hüütama. Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja räägivad kõiksugu kurja teie vastu, kui nad valetavad. Rõõmustage ennast, mulle eriti meeldis see, kui ma lugesin, see on siuke eriti eestlastele, mitte lihtsalt rõõmustage, et see on see hetk, kus keegi teine rõõmustama ei tule. Siis pead ennast rõõmustama. Rõõmustage ennast ja olge väga rõõmsad, sest teie palk on suur taevas, sest nõnda samuti on nemad taga kiusanud neid prohveteid, kes enne teid on olnud. Ja see on üsna sarnane, tegelikult kui sa kuulasid, vähe oli ju muutunud, aga mulle meeldisid siin mõned rõhuasetused ja ma sellest ei jutlusta, aga lihtsalt mulle meeldis iga kord õndsaks kiitmises selles vanas tekstis on see, peab. Seal ei anta üldse teist valikut ega teist lahendit, et kui oled tasane, siis sind peab. Sina oled see, kes peab maa pärima. Kui sul on nälg ja janu õiguse järele, siis sina pead täis saama ja see on nagu käsk vaimumaailmas. Seal ei ole sellist, et Gabriel, Miikael, peainglid, eks ju, mitte kohalikud vennad siin, siis Jumal andis käsu, te peate selle nende jaoks ära tegema. Mulle väga meeldis see rõhuasetus, nii et kui sa loed piiblit, praegult on tegelikult nii palju võimalusi lugeda selliselt, et sa saad erinevaid tõlkeid, erinevaid kihti lugeda, loe ja mida ma julgustan selle juures? Ära siis virise tänase eestikeelse tõlke pärast, vaid palveta. Praegult just valmistatakse ette, et siis 2039, kui on 300 aastat esimesest tõlkest, võiks tulla välja päris uus, päris tänases päevas värske eestikeelne tõlge. See on tohutu väljakutse tõlkijatele, see on tohutu väljakutse, kus raha saada. Kui loed viimase 97. aasta tõlget, siis täna Jumalat selle eest ja õnnista, et uus tõlge võiks valmis saada. Aga nüüd tuleme siis selle õnnis olemise juurde ja vaatame, mida Püha Vaim meile sealt esile toob. Sest see on midagi, mida Jumal on iga ühe meie kohta tegelikult luues mõelnud. Ma tahan, et sina oleksid õnnis. Ma tahan, et kui sa vaatad oma elu, oma tulevikku, siis sa ütleksid, Jumal, sinu armust, ma tahan olla täna õnnis, ma tahan olla homme õnnis ja tulevikus ka. See sõna, mida siin kreeka keeles kasutatakse, on makarios ja tegelikult see oli tollel ajal ühest küljest väga tavaline tarbesõna. See ei olnud midagi sellist, seda kasutati muidu ka ja tavalises kontekstis see tähendas kõige paremas moel lihtsalt õnnelik olemist. Kõige paremal moel sa oled õnnelik. Ja teate, mulle väga meeldib, et see sõna, Püha Vaim arvas heaks, et seda sõna tuleb kasutada, tuletab meile meelde, Jumal tahab, et sa oleksid õnnelik. Jumal tahab, et mina oleksin õnnelik. Ja eks kiriku ajaloos on olnud ka erinevaid aegu, erinevaid trende ja on olnud aegu, kus üldse rõõmus olla, on täitsa peaaegu kuradist. Ma olen hästi tänulik Jumalale, et mina sellel ajal ei kasvanud ega sündinud, oleksin olnud üks esimesi märtreid tõenäoliselt see ruttu juba. Jumal tahab, et sa oleksid õnnelik. Ta tahab, et sa tunneksid rõõmu oma perest. Ta tahab, et sa tunneksid rõõmu oma asjadest. Ta tahab, et sa tunneksid rõõmu nendest õnnestumistest, mis sul on olnud. Mitte teiste arvelt,
mitte teiste üle, aga et sa võiksid olla õnnelik. See on selle sõna esimene ja samaväärne kui kõik teised asjad, mida me nüüd vaatame edaspidi. Nüüd teine asi, millega seda sõna tavaliselt ka algtekstis kreeka keeles ja kultuuriruumis nagu kirjeldati, mäletate, see oli nagu üle võlli tekstide kultuuriruum. Ja aeg-ajalt selleks, kui taheti vastandada sellisele kurbusele või nagu sellisele nagu õnnetud olemisele, siis seda sõna just kasutati nagu vastandamiseks. Kui me öeldi, kuule ära, ole mingi töinaja, siis öeldi, kuule, ole Makarios. Sa pead olema teistsugune. Seda nagu toodi esile sellises nagu vastandumises. Ja ma arvan, et see tekst toob esile täpselt samamoodi seda. Sest eriti, kui Jeesus räägib seal juutidele, see rõhutud, tegelikult just sajandeid taga kiusatud rahvas, kes oli selleks hetkeks terves suures hulgas populatsioonis võtnud endale sellise märtri oreooli juba peale. Ja seal oli nagu väga normaalne ja väga tavapärane olla selles mõttes sellise märtri mantliga. Siis seal Jeesus ütleb, ei, ma tahan teile öelda, et 180 kraadi teistpidi on tegelikult see, kelleks ma teid olen kutsunud. Ja me näeme seda. Jeesus seal ei ütle kuidagi, et poisid 3, 2, 1 hakka õnnelikuks. Mind ei huvita see, et sul eile isa ära suri. Mind ei huvita see, et sind töölt lahti lasti. Ei ole siin midagi. Minu juures keegi töinamas ei käi. Me inimestena võime seda teha. Ilmselt minu natuur on mitmetele inimestele elu jooksul seda teinud, et tema küll aru ei saa. See ei ole mitte see, mida Jeesus tegi seal. Aga ta tõi selle nii selgelt esile, ütles, hei poisid, tüdrukud, kes te siin mäe juures olete. See olemisviis, mida on sajanditega teie õlule tahetud panna, ei ole tegelikult see, mida Jumal on toonud. Võtke vastu see vastupidine. Ja siis kolmas asi, mis selles sõnas esile tuuakse, on kellegi soosingus olemine. See on Makarios ja võib-olla täna, vaadake, meie kultuuriruumis jälle, me oleme nii teises taustas, kui ma korra räägin, mis see tähendas, see tundub meile poliitilise mõjuvõimuga kauplemine. Ja me pigem ütleme, vah! Mina olen sirge selgne, mina olen puhas inimene, mina ei lähe kellegi ette pugema, et sinu soosingus olla. Seadus on selline, ma loen paragrahvid ette kogu lugu. Aga tolles ajastus see oli hoopis midagi muud. Sul võis kõik olla olemas. Sul võis olla raha olemas, sul võis olla positsioon olemas, sul võis olla äriplaan olemas. Aga kui sa ei olnud kohaliku kuninga soosingus, kui sa mingil põhjusel ei olnud tema hea meele osaline, siis sellel ei olnud mitte mingisugust väärtust. Ja kui me paneme nüüd selle mõtte tänasesse ellu, kas ei tule tuttav ette? Kas ei tule tuttav ette? Inimestel on olemas, vaatad nagu kõige täiuslikum perekond. Inimestel on olemas selline kodu, et ärme parem rääkima hakka. Inimestel on olemas töö, tervis, kõik. Ja kui sa saad nendega kokku, siis nad kogu aeg on puuduses. Midagi on, mida nad ei saa, midagi on, millest nad kuidagi jäävad ilma. Miks? Sest see kõige tähtsam asi. Nad ei ole õndsad, nende elus ei ole seda kogemust, et nad on Jumala hea meele osalised. Nad ei ole kunagi oma elus kuulnud seda, mille kohta me vaatame piiblis, et teised kuulsid mürinat, aga Jeesus kuulis talle ütlevat, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Ja võt seesama, see õnnis kätkeb ka seda, need 3 asja. Ja loomulikult seal on nüansse veel, kes te tahate süvitsi piiblit uurida, seal on alati neid, et kreeka keeles ja heebrea keeles paljude sõnade tähendus natuke see muutub siis, kui tuleb mingi sidesõna ette. Kui tuleb mingisugune asesõna sinna lähedale, siis neid värve tuleb veel juurde. Aga need 3 asja on põhilised. Jumal tahab, et sa oleksid õnnelik. Ta on hea meel. Kui sul läheb hästi, ära tunne piinlikkust. Ära hoia tagasi, ütle, Jumal, ma tänan. Kui hea. Kui sul on raske, kui sul on olnud juba periood raskusi, kui sa oled juba nagu harjunud sellega, et mina olengi see, kes käib elus nii, siis lihtsalt siin Jumal tahab täna öelda sulle, ma tean, kui raske sul täna on. Ma tean, see ei ole olnud minu parim. Ma olen ainus, kes mõistab sind. Mina tunnen seda, aga ma tahan, et sa ei usuks seda valet, et sa oled loodudki küürus käima. Ma ei taha, et sa usuks seda valet, et sa oled loodudki murtud olema. Ma tahan, et sa usuksid kõigepealt seda, et sind on loodud selle olukorra võttest vastupidiseks olendiks. Ja 3, ta tahab, et sa teaksid, et sa oled soosingu all. Aga teate, mis minu jaoks selles tekstis oli huvitav ja lugedes natukese erinevaid teolooge, ma ei olnud kunagi seda näinud. Ja see lõi minu jaoks selles õndsaks kiitmises nagu ühe täitsa uue mõõdupuu ja ega me täna lõpuni ei tea. Nagu ma ütlesin, see sõna oli tegelikult kõnepraktikas tavaline sõna Makarios.
Seda kasutati nii-öelda õnnelikuks olemiseks ka. Aga Paulus otsustas oma elu ühes viimastes kirjades, Timotuse kirjas, tuua veel uue mõõte sisse. Ja ta kasutab Timotuse kirjas tegelikult seda nagu ühe Jumala nimena. Kreeka kultuuriruumis seda selliselt ei tehtud nagu Heebrea kultuuriruumis, kes te piiblit teate, El Shaddai, Adonai, Rohe, Jehova Sammah ja nii edasi. Seal oli konkreetselt nii-öelda Jumalal tegusõnad ees, sest juudid ei kasutanud Jumala nime otseselt. Aga seal Paulus, näiteks lihtsalt loeme esimese Timotuse kirja 1. peatükk ja 11. salm, ta ütleb, et terve õpetus vastab õndsa Jumala kirkus evangeeliumile. Või kui me paneme sealt lihtsalt mõned peatükid edasi, loeme sama 1. Timotuse kirja 6. peatüki 15. salmi, siis seal öeldakse niimoodi, et mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate kuningas ja isandate issand. Ja seal kreeka keele tundjad ja teoloogid ütlevad, et tundub, et Paulus oli midagi avastanud oma elus. See ei ole nüüd, et ainult nii ja mitte teisiti oma elus. Ta korraga mõistis, sest Mattuse evangeeliumi, Luuka evangeeliumi tekst juba Pauluse ajal käibes olles, inimesed teadsid seda, et see on see taevariigi põhiseadus. Ja inimesed olid ikka ja jälle pigem nagu võtnud selle endale, okei, teeme ära, siis saame palgapäeval rohkem raha. Ja küll, elame siis sellist elu, siis on lootust natukese parematele boonustele taevas. Tähendab jälle, mäletate, nad võtsid õndsuse, aga mitte õnnistegija. Aga seal Paulus hakkab rääkima, teate, selle õndsaks olemise juures on kõige erilisem see, et selle sees tuleb esile Jumala näolisus. Kui sa elad neid sõnu ellu, kui sa koged seda õnnelikkust, kui sa ka rasketel aegadel tuletad meelde seda, et tegelikult on Jumala parim teine ja kui sa usud sellesse, et Jumala hea meel on sinu üle, siis märkamatult hakkab sinu elus esile tulema Jumala näolisus. Ja tuleb see, kes on sind näinud, see on isa näinud. Ja kui me loeme üldse Uut Testamenti, siis me saame Pauluse teoloogiast aru, see on kõige sügavam asi üldse, mis võib olla ühe inimese elus. Kui Jumal isana ütleb, et sinus on tulnud esile minu poeg. Ei saa olla midagi võimsamat, ei saa olla midagi erilisemat. Ja teate, Vana Testamendi üks eriline tegelaskuju nii-öelda elab seda kõige paremal moel ellu. Ja see on Joosep. Ja selles mõttes see on nagu traagiline ja ka hämmastav eeskuju ka. Sest tema oli mees, kes elas oma isa soosingus. Aga elas seda nii, nagu meie lihalikud inimesed tavaliselt tahame teha. Me tahame olla õndsad teiste arvelt. Ja Joosep oli õnnis oma vendade arvelt. Me näeme, need suhted olid seal sellised. Kogu see dünaamika oli seal selline, et kui Joosep välja tuli, siis vendadel läksid karvad turri, nad läksid teise tuppa ära. Sellepärast, et jälle oli isa andnud talle midagi, mida teised ei olnud saanud. Jälle oli teine, kolmas, neljas. Kui Joosep tuleb, räägib oma unenägusid, nad ütlevad, ei noh, see uhkeldaja on jälle kohale tulnud. Joh, ei tii. Keegi suudaks vennale piiri panna. Joosep ise tundis, et ta on õnnis. Aga kõiki teisi tegi see asi õnnetuks. Kas te kujutate ette, millisesse valusse tegelikult Joosep kukkus? Mitte lihtsalt see, et sa kaotasid mõned asjad. Sul ei ole mitte üheski valdkonnas enam soosingut. Mitte üheski positsioonis soosingut. Ükskõik kuhu sa lähed, alla vett. Kas sul on olnud elus vahest see etapp? Iga asi, mida sa puudutad, läheb, mul hommikul täna natukese nii oli, ma juba ütlesin, et pärast teenistust lähen Tallinnasse, et ma pean panema, aitäh Urmo, kes kaasa tuleb ja Moonika, et 11 peaks ilmselt juhtima. Hommikul osin oma prille taga. Prillidelt klaasid välja kukkunud. Kus see? Pärast sain aru, et see oli puhas Jumala arm. Tuli välja, et kruvid olid lahti tulnud ja kodus minu diivani peal viimane keer oli ära tulnud. Nii et ma leidsin kõik üles, sain kokku panna. Siis lähen kööki, hakkan seal mingeid asju veel ära kohendama. Kõige ülemisel triiulilt pärast minu tegevusi jäi oluliselt rohkem vaasidele ruumi, sest sealt kukkus terve rivi vaasi alla kildudeks. Noh, need väiksed asjad, aga te teate, kui on sellised suured asjad, su elus tundub, et üks, teine, kolmas, neljas, viies. Joosepi elus oli just selline. Aga teate, kuhu see tahtis ju välja jõuda? Jumal tahtis jõuda Joosepiga sinna välja, et mitte lihtsalt ta ei oleks õnnis, vaid nüüd ma ütlen midagi, mida võib-olla mõned teoloogilised inimesed ütlevad, seda nii ei saa öelda, aga täna ma tahan ekstra öelda. Ta tahtis, et sa oleksid õnnistegija.
Sest vaadake, kui alguses tuli Joosep, siis kõik teised läksid ära. Kui Joosep oli kogu sellest loost läbi läinud ja lõpuks sai Potifari soosingusse. Tegelikult see, kui ajalugu vähegi teades ja mõistes, see, et Potifar ta vanglasse pani, ei olnud mitte karistus, vaid tohutu arm. Tõenäoliselt Potifar pidi kogu oma elu lõpuni klattima seda otsust, sest ta oleks pidanud oma naise au kaitseks Joosepi maha lööma, aga ta ei teinud seda. Siis ta sai joogivallaja soosingusse lõpuks ja lõpuks, päris lõpuks ta sai Vaaro soosingusse. Nii et temast sai riigi teine mees. Ja mis siis juhtus? Kõik pöördus ühes küljes sarnaseks. Milles iganes ta oli tegija, aga korraga tema tegemine, mis juhtus? Tema otsustest sõltus sadade, tuhandete, miljonite inimeste elu. See, et tal tuli geniaalne plaan, kuidas vilja koguda ja panna ja hoida. See, kuidas tema pärast hakkas neid laiali jagama. Ja mis juhtus, kui vennad tulid? Korraga tema olemisviisist jäid kõik vennad ellu. Ja teate, kui me seda õndsaks kiitmiste lugu vaatame, siis see on, saate aru, täna me räägime sellest suurest pildist sealt üleval, mitte kivist ja praegu mitte sellest väikesest ägedast taimest ja sellest mineraalist, mis seal näha oli. Need on tähtsad asjad. Need ma jätan suuremalt jaolt kodutööks teile täna. Aga see suur pilt, olles õnnis, nendes kolmes kategoorias tahab Jumal, et me selles mõttes võiksime elada tema näolist elu. Meie ei saa kunagi olla igaviku mõttes õnnistegijad, aga ta tahab, et me oleksime nagu Joosepi mõõtes õnnistegijad, kelle elude kaudu saavad teiste inimeste elud uuendatud, muudetud. Õndsaks kiitmised, kui te pärast loete neid kodus uuesti, nendes on selline täielik kontroversus. Nendes on selline nagu veidrus, kui ühes küljest Jumal ütleb, et ole halastaja. Ja tead, eestikeelses sõna kasutuses võib-olla see halastaja on nagu selline, et okei, laseme lollidel ka elada. See ei ole tegelikult algkeeles see mõte. Halastus ei ole mitte lihtsalt, vaid inglise keeles on merciful. Eks ju, tegelikult sealt tuleb ka algkeeles veel, see on see armulisus. See on see sama sellest kaarisest, sellest armust tulnud sõna, et ma olen kellegi elus selliselt olemas, et kui mina tema elu puudutan, siis see muutub õnnistuseks. Aga kõigepealt ta ütleb, ole vaene. Kuidas ma saan olla need kahte asja korraga? Kuidas ma saan olla vaene ja siis olla see merciful, olla see halastaja, kes nii nagu Boase Ruti loos ostab välja. Ta ütleb, kui sellised asjad teie elus juhtuvad, mida tuleb teha? Rõõmustage, hüpake rõõmust või nagu vana tõlge ütleb, ennast peate rõõmustama. Ja siis ta hakkab alguses pihta, aga kui sa kurb ei ole, ära õndsaks saada looda. Kuidas see nii on? Selle aasta sünnipäev on minu jaoks olnud peaaegu nagu õndsaks kiitmised. Täiesti kontroversne aeg. Reedel võisin matta oma kalli onu Koidu. Laupäeva hommikul tähistasime lühidalt sünnipäeva ja laupäeva ülejäänud päeva võisin olla osa matustest, sest igavikku läks kindral Toomas Kivisild. Aga teate, täna hommikul kuidagi mind oma südames kõnetas sellise valgustusega, et kui ma kusagil olen näinud Matteuse evangeeliumi õndsaks kiitmist, siis üks nendest on kindlasti Toomas. Mees, kellel ei olnud peaaegu et midagi, kui sa mõtled. Kui sul on 10 last, siis sul niikuinii juba peaaegu midagi muud ei ole, eks ju. Mees, keda 45-aastaselt kantakse täiesti maha, sellepärast, et vast ütlevad, et ongi kõik, vähk on sinna maani arenenud. Me võiksime need asjad juurde võtta. Ja teisest küljest, eile kuulates neid inimesi, kes astusid üles üks teise järel, räägivad. Kui oli üldse Tapal üks laud, mille ümber mahtus alati rahvast juurde, siis oli see Kivisildade väikese pere laud, kus oli juba niikuinii 10 last. Kui oli keegi, kellel oli jäksu joodikute, kaabakate ja põrsaste jaoks, siis seal ma ei olnud neid lugusid ennem kuulnud, sest Toomas ise seda ei rääkinud, teised rääkisid, et oli juhtunud mitte üks kord, aga kordi, et hommikul üles ärgates oli täiesti omavahel hirmsat pidu pannud vennad, lohistanud selle kõige rohkem viga saanud venna Toomase ukse taha. Sinna
täiesti, kes oli ennast pildituks joonud, kes oli veenid läbi tõmmanud, kes polnud juba nädalaid süüa saanud, nad teadsid, et Kivisildade juures saab ikka, küll nemad ta üles putitavad. Viid mõne teise ukse taha, need kutsuvad ju politsei järgi ja viiakse pokrisse. Viid Kivisildade juurde, putitavad üles, annavad armu. Sul on 10 last ja siis räägivad erinevad inimesed, kes elasid nende juures sisuliselt aegu ja aegu ja aegu. Juko Mart rääkis nii toredalt, et kui nad käisid seal ja öösiti tegid just mürglit ja möllu, siis kuidas Toomas, kellel oli vaja järgmine päev jutlustada, teate, kui sul on diagnoos selline, et sa kohe sured ära, siis ükskõik mida sa teed, on raske, aga vähemalt magada tahaks. Siis Juks rääkis, kuidas et tavaliselt kell 2 öösel tuli ta ja lihtsalt seisis ukse peal, kui me poistega möllu tegime, ei öelnud mitte sõnagi. Vaatas, poisid panid kõik silmad kinni, lõpuks keegi ikka turtsatas naerda. Aga Tom ei olnud midagi kurjasti öelnud, läks alla magama, sest poisid rahunesid umbes kuni kella 4-ni. Siis Toomas tuli ülesse, vaatas ukse pealt, kõik said aru, kuni 5:30 ja neid lugusid, mis seal olid. Teate, kui äge oli seda kuulata. Ja minu jaoks läks see just nagu nii hästi kokku sellesse, et nii nagu Paulus räägib Korintlose kirjas, me oleme need, kellel ei ole midagi, aga kes teevad paljusid rikkaks. Me oleme kui need, kes on pidevalt täiesti lootusetus olukorras, aga kes toovad selle kaudu lootuse sinna, kuhu Jumal neid läkitab. Ja võiks öelda, see on selle õndsaks kiitmise, selle õnnis olemise, kõige sügavam olemise viis. Väga tihti tahetakse võtta see õndsaks kiitmine ja teha sellest selline nagu turvatsoon. Selline nagu mugavuse rada. Jumal, kui midagi on minu elus sellist, mille pärast ma pean nutma, sest ma saan aru, mul ei ole piisavalt, ma ei ole piisav, ma ei suuda piisavalt, siis see küll sinust ei saa olla. Kui ma nutan siis selle pärast, kui teised tulid ja tegid midagi ja küll sa siis tuled ja lohutad mind ja sa aitad mind ja oled minu jaoks olemas. Kui tihti su elus on neid hetki, kus sa oled Jumala ees päris ehedalt ja ütled, et ma olen nii vaene, et mul ei ole mitte midagi. Ja ma olen nii vaene, et mul ei ole mitte midagi hinge taga praegult. Aga ma olen minema valmis õue. Ma olen valmis minema kooli õpetama. Ma olen valmis minema töö juurde nende inimeste keskele. Ma olen valmis minema, kuigi tegelikult ma paneks pea padja alla peitu. Millal sul oli viimati see, kus mitte kellegi teise juures ei olnud lohutust, sellepärast, et sind kiusati taga sellepärast, mida sina oma südames tundsid, et tuleb teha ja tuleb ellu viia. See on nii inimlik ja see on täiesti normaalne, et me küsime lohutust teistelt inimestelt. See on absoluutselt mõistlik, et mul on need tugiisikud. Aga teate, on need hetked, kus saad aru, et tegelikult sellega ma ei saa kellegi teise juurde minna. Ja siis sa lähed Jumala juurde. Ja ütled, Jumal, õpeta nüüd, kuidas see minu natuurile kohaselt, minu olemisviisi mööda välja peaks nägema, et ma olen nõus rõõmustama. Ma tänan sind, Jumal, selle eest. Ma juubeldan sind. Ma ülistan sind, ma kummardan sind. Ma räägin asjadest, mis ei ole lihtsad. Ma räägin asjadest, mis ei ole sellised, et ma praktiseerin seda iga päev. On päevi, kus ma võitlen, et need asjad võiksid olla tegelikult minu elus. Aga kui me oleme näinud seda sorti inimesi, kes on sellest läbi läinud, siis me vaatame neid ja ütleme, kui keegi on õnnis, siis on see tema. Kui eile olles Toomase matustel, ma mõtlesin, kui keegi oli õnnis selle sügavamas tähenduses, siis see oli kindlasti Kivisilla Tom. Hämmastav, millise pärandid on jätnud maha. Kui ma vaatan, esimene asi, läksin, kohe varsti lõpetan, läksin Külvile külla nädala sees, et avaldada kaastunnet ja plaanida, kuidas matuseid teha. Lähen sisse ja kes te Külvit teatud, äge kuju. Tänu Jumalale selliste inimeste eest. Üks esimese asi, mis ta mulle ütleb, vaatab otsa, ütleb Gunnar. Tegelikult ma ei ole ju kurb, selles mõttes mu mees läks taevasse ja see on kõik tead. Aga vaata, kui sa oled ära andnud mehe, kes elas nii nagu Piibel ütles, kes armastas mind nii nagu Kristus kogudust, siis tulevad ju pisarad silmi, sest nüüd ei ole enam sellist meest, mitte keegi ei suuda mind nii armastada. Küll ei tee. Kui keegi oli õnnis, kui keegi oli saanud aru Jumala kuningriigist, siis tema, ma mäleta, Gert, kas see olid sina, kellega me käisime siis, kui Toomasel oli kõigepealt vähidiagnoos avastatud,
ta ei läinud opile, sest tegelikult jopp ei lahendanud midagi. Ta seisis usus, siis tuli 2009, kui ta läks opile, üks kops võeti ära, kui me käisime seal ta keldris, kui ta keldrit parasjagu tühjaks kaevas. Ei olnud sina, siis ma olin kellegi teisega. Ta oli nii nõrk, ta tegi oma majale keldrit, et kõik lapsed ära mahuksid. Aga ta oli ise nii nõrk, ta ei saanud seda teha, aga ta oli insener. Siis ta leiutas sellise talisüsteemi, ta tegi sellise mingisuguse paraja kookoni metallist ratastega, selle pani niimoodi mingite trossidega, nii et tal väikesed kutid olid õues, tema oli küljeli seal all keldris, me käisime ja kühveldas küljeli olles seda mulda. Ja siis kutid tõmbasid taliga selle mulla sinna õue ja latustasid laiali. Nii ta kaevas enamalt jaolt kogu maja aluse keldri tühjaks. Ma vaatasin seda tookord, mul siia vaaris meeles. Mõtlesin, et jumal, ma olen igatsugused võimsaid jutlusi kuulnud ja vägevatel konverentsidel olnud. Sa poiss, vot selline jutlus, see on sellise mõjuga, mis tema on ilmselgelt õnnis, aga see teeb isegi mind õndsaks. Nii et kallis kogudus, Jumal on meid tõstmas kogu selle sügise perioodi sinna mäele, et me vaataks, et me oleks avara pilguga ja saaks aru, see kõik kuulub meile. Ja kui mingid asjad selle keskel tunduvad nagu nii vastandlikud, et võtame ühe või teise, siis teate, võtame püha vaimu ja palume, püha vaimu õpeta, kuidas see asi saab täna tegelikuks minu elus ja päriseks minu elus. Et see kõige suurem eesmärk, mille sa mulle oled andnud, et ma võiksin kanda sinus edasi seda õnnis tegi olemisviisi. Et ma ei oleks see Joosep, kes on lihtsalt õnnistatud ja sellisel moel, et kõik teised vaatavad kõrval ja ütlevad, see õnnistus tapab mu ära. Vaid ma võiksin olla nagu see pärastini Joosep, kes on õnnistatud nii, et vaatamata sellest, kus ma kõik läbi olen tulnud, ma seisan ja sellest, mis Jumal mulle on andnud, tuleb esile elu, tuleb tulevik. Tõuseme koos püsti ja palvetame. Kallis Issa, me täname sind sinu elava sõna eest ja aitäh sulle, et sa oled sellesse sõnasse pannud nii palju informatsiooni. Sa oled pannud sellesse nii palju tarkust, just nii nagu Jeesus, nagu Saalomoni kombel istus seal mäel ja jagaski õpetussõnu. Oli oma ajastus suurim õpetaja. Sa oled selle sisse pannud lepingu. Ta istus seal mäe peal nagu Mooses, andis sealt uut lepingut edasi. Aga sa oled selle sisse pannud väe. Sa oled selle sisse pannud väe. Sa oled pannud sinna sisse selle väe, et kui me selle vastu võtame oma ellu, siis me ei ole ainult lihtsalt sõna täitjad. Vaid me võime ühel hetkel sinu armust ja sinu väest olla need sõnad ise. Elada välja ja peegeldada seda, et ei ole midagi paremat siin elus. Ei ole midagi erilisemat sellel maal, kui olla õnnis. Kui olla kindel ja teadlik selles, et minu elu läheb korda sulle. Aga Jumal, ka sinu elu läheb korda mulle. Halleluuja, Isa. Isa, ma õnnistan igat ühte, kes on siin. Ja tänan, et sa oled igat ühte me kutsunud oma andide, oma talentidega, oma aega, oma hetke. Aga anna meile armu, et me võiksime taas enda silmad ette panna selle suurima eesmärgi, kelleks sa meid oled kutsunud. Et siis oma aeg, oma oskused, oma raha rakendada kõik, mis meil on selle eesmärgi suunas. Et saada kätte see pärand, mille sisse sa meid oled kutsunud. Isa, ma tahan täna eriti õnnistada neid, kes on selles ajas praegult kogenud seda kurbuse poolt ainult. Kes on kogenud seda vaesuse poolt. Isa, ma tänan, et sul on olemas see teine pool samamoodi ja sa tood selle esile nende ellu. Oma vaimu läbi, oma väe läbi. Ma tahan sulle öelda, ole julge. Lütta oma selg püsti, mitte sellepärast, et sa tunned ennast tugevana. Mitte sellepärast, et ma olen nii äge, ma saan kõigega hakkama, ma suudan kõike. Vaid sa võid täna tõsta oma selja püsti ja öelda, kuna tema kannab mind, kuna tema viib mind, kuna tema on mind lunastanud, siis selles kurvastuses ma tahan hüpata. Siis selles vaeses olemises ma tahan armuliselt halastada teiste peale. Siis selles üksi olemises ma tahan, et tuhanded ja sajad tuhanded võiksid saada õnnistatud.